Naiste kujutamine futurismis. Feminism futurismi ajastul. Kuidas kujutati futurismis naisi ja mida see räägib ajastu muutuvatest arusaamadest naiseks olemisest. Futurism tekkis Itaalias aastal 1909, ajal, mil ühiskonnas toimusid suured muutused. Selle stiili äratuntav dünaamiline ja energiline vormikeel, kiirete joonte, teravate nurkade ja liikumise kujutamisega kujunes välja 1912. aastaks. Futurismi esimese manifesti avaldas Filippo Tommaso Marinetti, kuulutades uue avangardse kunsti sündi. Manifest nõudis loobumist traditsioonilistest teemadest ja keskendumist kiirusele, arengule ja liikumisele. Kuigi futurism ülistas modernsust ja tehnoloogiat, oli see esialgu tugevalt meestekeskne ja misogünne. Siiski tegutses ka naiste kunstnikke, kelle tööd avastati hiljem tänu feministlikule kunstikriitikale. Futurismis hakati inimest, eriti naist, kujutama teistsuguselt kui varem. Naise keha ei olnud enam pehme ja maaliline, vaid kujutati teda jõulise, nõrgelise ja massiliku olendina. Vormid olid lihtsustatud, teravad ja liikuvad, mis väljendas futuristlikku vaimustust kiiruse, tehnoloogia ja progressi vastu. Näiteks Ljubov Popova teos kujutab naist tugevate joonte ja erksate värviplokkidega. Naisfiguur ei ole realistlik, vaid jaguneb nagu liikuvatesse tükkidesse, justkui oleks ta masinaga ühte sulanud. Teises töös, samuti Ljubov Popovalt, on naisfiguuri kujutatud geomeetriliste vormidega. Värvide valik on külmem ja rahulikum, kuid figuuri käe liigutus viitab elule ja liikumisele ajas. Ka Natalja Goncharova kujutas naisi omanäoliselt. Tema varasemas töös näeme veel üsna traditsioonilist maalilist kujutust. Naised on rahulikud ja seotuna loodusega. Kuid hilisemas töös liigub Goncharova juba futurismi ja kubismi suunas. Figuurid on tugevad, värvid kontrastsed ja jooned selged. Naine ei ole enam ainult kodu ja maa sümbol, vaid muutub aktiivseks ja iseseisvaks. Futurismi kaudu hakati naist nägema kui uut tüübi inimest, tugevad, liikuvad ja tulevikule suunatud. Nende kujutamisel kasutati erksakaid värve, metalliläiged, teravaid jooni ja katkendlikku vormi, et näidata kiirust ja jõudu. See peegeldas ka ühiskondlikku muutust. Naiste roll ei olnud enam ainult kodus, vaid nad pidid tulevikus olema aktiivsed ühiskonna ja tehnoloogia kujundajad. Futurism muutis oluliselt inimfiguuri, eriti naise kujutamist. Naist hakati nägema ja näitama kui iseseisvad, tugevad ja progressiivsed olendid, kes liigub koos maailma muutustega edasi. Popova ja Goncharova looming näitab hästi, kuidas kunstis väljendus nii futuristlik kiirus